Mänguteraapia Akadeemia podcasti. Mina olen Sirli ja täna on mul siin külas ei keegi teine kui Eeva Nähv. Ja Eeva on, ma räägin siin paar sõna oma sõnadega, aga ma annan kohe Eevale võimaluse ise ennast tutvustada. Et minu arvates Eeva on üks ka hunt kriimsilm, kellel on 9 ametit, aga mulle tundub, et vist üks nagu tema kõige hingelähedasem amet on mänguterapeut olemine. Ja Eeva on ka Eesti Mänguteraapia või Mänguterapeutide Assotsiatsiooni juhatuses ja mulle tundub, et ikka väga suur osa Eeva hingest kuulub sellele valdkonnale. Ja muuhulgas seda ma tean, et sa tegeled ka kriisitööga ja oled selles valdkonnas otsapidi sees. No pluss veel, eks ole, sinu õe haridus sinna juurde. Et ühesõnaga Eeva on selline väga mitmekülgne inimene. Ja tänu sellele, tänu ka oma pikale kogemusele mänguterapeudina töötades oskab kindlasti midagi väga olulist meile täna jagada ja ka see, mida ta toob sellele erialale üleüldiselt on kindlasti väga väärtuslik. Aga Eeva, kas ma jätsin midagi ütlemata sinu kohta? On midagi veel, mis oleks vaja lisada selle kohta, mis sa teed ja millega tegeled? Sa alustasid nii entusiastlikult, et ma hakkasin kohe mõtlema, et huvitav, kellest sa räägid? Ma arvan, et sul on täiesti õigus, et ei jätnud sa midagi rääkimata. Et minu süda kuulub lastele ja teiselt poolt lastega töötavate spetsialistide ja vanemate juurde ja neile, et mänguteraapia on täiesti osa minu vereringest. Aga räägi mulle, kuidas sa selle mänguteraapia üldse jõudsid? Sellel lool tõenäoliselt on 2 otsa. Üks ots on see, et kõigepealt mulle hirmsasti meeldivad lapsed. Ja olles olnud ise laps, kes üsna oma pead üksinda oli kogu aeg ja meil ei olnud nagu ümbruskonnas lapsi. Ja ma pidin, oli üks tütarlaps veel küll, aga tema oli hästi palju eemal. Siis ma tegelikult lille ja rohuga ja niisama mängisin päris oma ette ja mul on lapsepõlves selles suhtes nagu imearmsad mälestused, et mul oli aega ja ma sain testida igasuguseid asju ja kui siis olid emasõbrannade lapsed seal lisaks, siis me ikka mängisime igasuguseid mänge, mille kohta ma tänapäeval ütleksin, et mänguteraapia seisukohalt oleks need olnud ühed väga sellised toetavad ja olulised mängud, mida me mängisime. Ja tegelikult saades ise emaks ja õppides õeks ja töötades lastehaiglas, siis ikka need lapsed on ju minu maailmas. Ma ei ole kunagi tahtnud lapsi õpetada. Et ma kuidagi arvan, et nad õpivad ise läbi mängimise, et see on kuidagi selline loomuomane arusaamine olnud. Aga lastehaiglas töötades aru saades, et kuivõrd piiratud on tegelikult võimalused lapsel, kes seal haiglas peab istuma ja võib-olla peab istuma seal päevi ja nädalaid ja vahel ka kauem. Et kui oluline on lapse jaoks mingeid asju selgitada, mis ta elus toimub. Ja kuidas sa selgitad 3, 4, 5, 6 aastasele mingisuguseid keerulisi asju, et ikka läbi mängu. Ja muutas seda keskkonda neile omaks, et see tuli läbi sellise tervishoiu mängu minuni kuidagi see teraapiline mäng, mis võiks last toetada keerulises olukorras. Ja servast uurisin ma ka seda, aga siis me kolisime ära Eestist. Ja sinna jäi minu töö haiglas sellel hetkel. Ja samas oli mul kodus endal erivajadusega laps, kes ilmselgelt vajas tuge ja kolides teise keelekeskkonda oli tema ikkagi väga hädas iseendaga. Ta oli hädas ka siin, aga seal oli ta veel enam hädas. Ja me otsisime võimalikult siis lahendusi, et kuidas teda toetada. Ja psühholoog suunas ta tegevusterapeudi juurde, kes oli selline mõnus 60+ tädi, pisikene, peenikene, imearmas ja ta oli nagu esimene inimene, kelle puhul mina nägin, et keegi võõras oli võimeline minu lapsega looma kontakti. Ja kuna ma siis seal ooteruumis istusin ja eks ma servast natuke nägin ka, mida nad seal tegid, et ega ma tegevusteraapias sellel hetkel ka midagi ei teadnud.
aga tegelikult selguski siis seal, ta ei osanud lapsega rääkida, sest laps ei osanud saksa keelt ja tema ei osanud inglise keelt, mida laps siis oleks võinud temaga veel rääkida kuidagi seal vaheastmes. Mina ei osanud saksa keelt ega mina temaga ka ei saanud rääkida terapeudiga. Aga ta suutis kuidagi luua läbi tegevuste lapsega kontakti, kus laps juhtis ja tema järgnes. Ehk tegelikult hiljem selguski, et tädi oli õppinud ka mänguteraapiat. Ja siis selles oma tegevusterapeudi siis oma, mis iganes mängukeskuses, kus olid tegelikult olemas kõikvõimalikud mänguvahendid ka. Jah, seal olid ka sellised tegevusteraapilised asjad, et kus mingisuguseid oskusi ja asju õpetada ja harjutada. Aga kui laps sinna ise ei läinud, siis ta teda sundima ei hakanud ja ta sai ka selgelt aru, et keel on piiranguks, aga samas ei piiranud see kuidagi seda, et laps tahtis esimest korda elus ise kuskile minna, ta mängis ja ta oli igati toetatud ja see kogemus mul emana, et esimest korda mu laps tunneb, et teda väärtustatakse, mina tunnen, et mu last väärtustatakse ja lapsel on hea olla, pluss siis ka kõik see, et vaikselt hakkasid tulema ka muud väikesed eduelamused, et tuli natuke julgust juurde, tuli erinevaid asju juurde ja kogu see asi tegelikult oli ju mitte direktiivne, mida nad seal tegid. Et see oli minu jaoks nagu täielik vau-efekt. Ja kui me Eestisse hakkasime, Eestis juba õpetati sel hetkel mänguterapeute ja siis läheb pisarad silmale suurest liigutusest. Et see oli ka üks selliseid põhjuseid, miks ma mõtlesin, et ma pean saama Eestisse tagasi kiiremas korras. Sest et mulle tundus, et jah, sel hetkel oli küll võimalik õppida ka siin-seal on ju kuskil mingeid kursuseid võtta, aga ma veel sellel ajastul ei usaldanud selliseid veebikursuseid sellisel määral, et ma nüüd läheks ja teeks mingi väljaõppe läbi. Et ma olin küll mingit kriisinõustamise asju õppinud sedasi veebis, aga see mänguteraapia tundus mu jaoks nagu nii kuidagi suur ja spetsiifiline, et seda tuleb nagu kuidagi koha peal harjutada ja treenida. Ja näe siis, et Eestis õpetatakse siis väikene nõupidamine iseendaga kogu oma imposteri sündroomiga. Et kas ma saaksin sellega hakkama, et kas mina võiksin ka midagi sellist teha ja kas ma suudaksin midagi sellist teha. Et seda, et ma lastega suudan mängida ja nendega kuidagi loomuomaselt olla, et seda ma ei peljanud, et seda ma olin suutnud ju ka õena teha nendega koostööd olukordades, kus ma pidingi neile haiget tegema ja valu põhjustama. Et seda osa ma nagu endas usaldasin juba. Aga kõik see muu, et kas ma saaksin sellega hakkama ja siis see vanematega suhtlemise osa sinna juurde. Aga kui ma olin käinud esimese meie koolitustsükli ära, siis ma olin müüdud. Siis oli kindel, et see on sinu tee. See on minu tee ja see ongi olnud tegelikult sellest hetkest nagu see põhifookus ja siht, sest et nii nagu lapse jaoks on mängimine talle loomuomane viis, siis ma vist ei ole kunagi suureks saanud, et minul on ka mängimine loomuomane viis iseennast kõrvalt vaadata ja analüüsida ja asju uurida ja selle mängu olulisus siis lapse jaoks, et kuidas ta saab tulla ja eemalduda kõigest võib-olla, millest ta tahab eemalduda ja olla lihtsalt tema ise ja teha täiesti oma asja ja ongi kõik mured jäävad ukse taha. Ja siis see teine pool sellest asjast, et kuidas laps saab tulla ja tegeleda just nimelt sellega, et mida tal on vaja teha ja vajadusel lammutada selle maailma enda jaoks seal korralikult vahepeal maha enne, kui ta astub uksest välja ja see maailm jälle kokku klõpsab. Ja kõik see vahepealne vikerkaar, mis sinna mahub. Et see mängimise võlu ja vabadus on see, mis mind kõige rohkem tõenäoliselt inspireerib, nii et ma enam ei mäletagi, mida sa küsisid, aga jah, vereringes on mänguteraapia kindlasti. Seda on nii nagu kuidagi ühtepidi liigutav kuulata, aga ka jälle inspireeriv kuulata ja ma ju tean, ma nägin, sa panid üles info internetti, et sa oled, ma ei tea, mitu tuhat klienti sul nüüd või mitu tuhat seanssi, mitte klienti. Sul nüüd tehtud on ja selja taga on, et see on ikkagi nagu päris suur pagas, kogemuste pagas. Et ütle, kui sa nüüd oled, ma ei teagi, mitu aastat sa nüüd oled, on ju päris niimoodi lapsi vastu võtnud, aga ütle, mida see kogemus on sulle juurde andnud, mida on see sulle niimoodi õpetanud või mis on need sellised kõige võib-olla olulisemad asjad, mida sa sealt oled saanud või kuidas edasi arenenud?
võib-olla kõige olulisem taipamine on see, et mina oma rahutu ATH olemisega, et ma tüdinen kiiresti, et mulle meeldib asju käima joosta ja noh, siis on asi saavutatud, nüüd tuleb järgmise asja kallale asuda, et noh, et see selline noh, asjade käima jooksmine, ideede tulistamine ja tegemine ja mänguteraapia on esimene nagu selline ametikoht või tööülesanne minu jaoks olnud, kus ma ei tunne väsimuse märki, et ma ei tahaks mängida. Jah, loomulikult on mul ka hetki, kus ma olen rõõmus selle üle, et laps on haige ja täna tulla, on ju. Aga see on lihtsalt selline, et see on aeg mulle endale. Ja see on ka nagu loomulik, et ma olen hell enda suhtes, et mitte see, et mul oleks hea meel, et laps on haige, vaid just nimelt sellepärast, et okei. See annab hetke sulle lihtsalt. Just, sest ma olen ikkagi päris hullu tempoga tõmmanud seda kõike siin käima ja just see, et mul on rahu iseendaga, ma lähen hea tundega tööle, ma tulen veel parema tundega sealt ära, isegi kui need lood on rasked, isegi kui ongi peaga vastu seina jooksmine, isegi kui ma saan kandilise ükssarviku tagumikuga vastu pead ja mul on muhk otsa ees iseendal, et noh, asjad juhtuvad. Juhtusid mu oma lastega on ju vahel ja juhtuvad teraapias samamoodi on ju, et me ei ole sellest kaitstud. Aga just see, et mulle noh, mänguterapeudi töö on mul vereringest. Ei olegi, muud vastust ei olegi. Ükskõik, mis ma küsin, vastus on, et see on sul vereringest. Täiesti integreeritud osa. Ma mõtlen, kui ma kuulan sind ja mõtlen mänguteraapia peale, siis ja see, mis sa ütlesid, et kuidagi noh, et vaata, sa tihti või noh, kiiresti tüdined või tahad on ju uut mingisugust väljundit ja uue asja juurde edasi liikuda, et siis mulle tundubki, et kuna lastega ja noh, mänguteraapias seal ju ei ole tulemused nii, et teeme kohe ja nüüd on ju, et siis kuna terapeutiline protsess ongi ju pikem protsess, et seal noh, võib-olla see, et ta pikemalt see lapse lugu, lapse sees toimub niimoodi välja rullub ja iga laps on ju erinev, kuigi on ka sarnasust ja on ju selliseid sarnaseid mustreid, aga näha, kuhu see viib, kuidas see viib, et kas on see ka see põnevus, mis hoiab nagu seal, et mul on iseenda jaoks? Jaa, kindlasti. Mul on kohati isegi tunne, et noh, nüüd läbi aastate juba, et on lapsi ju, kes on nüüd käinud 3 aastat järjest võib-olla teraapias ja mõned juba nutsuke kauem ka, ja seal on lapsi on ju, kes on käinud 100 korda järjest on ju teraapias. Et mänguteraapis ei teki sõltuvussuhet mänguteraapiast, et sõltuvus äärmisel juhul on lihtsalt sellest, et lapsel ongi toetusvajadus säilinud. Et mulle tundub, et see protsessi jälgimine on andnud mulle võimaluse võib-olla teha seda, mida ma oma laste puhul teadlikult ei osanud veel teha, et jälgida nende arengut ja toimetulekut ja see ongi, et noh, et mängus peegelduvad erinevad asjad ja ma ei peagi sellest aru saama, mis selle lapse elus toimub, aga ma saan aru, et midagi on toimunud vahepeal. Ja just nimelt, et näha neid mustreid ja rütme, et ongi näiteks teraapiasse on tulnud laps, kelle vanem on saanud on ju raske diagnoosi. Ta käib läbi selle perioodi oma muredega teraapias. Ta on võib-olla tulnud ju, jumal teab, mis on ju küsimustes, kus iganes tal on mingisuguseid probleeme ja tegelikult teraapias tegeleb ta täpselt sellega, mis talle on oluline. Ja selle protsessi jooksul ongi see, et siis tuleb see, kui läheb olukord võib-olla keeruliseks, võib-olla läheb natuke paremaks vahepeal, aga siis ongi, et tuleb vanema surm, on ju, et kuidas see laps siis teraapias käitub, kuidas ta käitub pärast seda ja millal siis tekib see, et äkki hakkavad ühel hetkel tagasi tulema need mängud, mis kunagi alguses olid. Et see taastumise protsess ja mu lemmikmõte on tegelikult vägagi see, et kui me loome lapsele turvalise keskkonna ja anname talle võimaluse, siis on nad vägagi ise tervenevad organismid, et nad parandavad ennast ise, et tervikuna nii nagu nad on, nad tulevad toime, kui me neid toetame selles ja meie ei pea neid parandama ja me ei saagi neid parandada, et siis me teeks lihtsalt mingit Frankensteini seal. Aga ma saan aru või saan õigesti aru, et see, mis ongi ju mänguteraapia alus ja noh, ütleme selle siis isiksuse keskse lähenemise alus, isiksuse keskse mittedirektiivse mänguteraapia alus ongi ju see, et me usaldame seda, et lapse sees on olemas need isetervendamise protsessid. Kas ma saan õigesti aru, et sa oled nüüd oma kogemuse jooksul seda nii palju näinud, et nüüd saab juba lausa oma kogemuse põhjal ja vaatluste põhjal seda väita? Jaa, et ma tegelikult tean kindlalt, et kui ma tegin esimesi selliseid mänguteraapiat tutvustavaid koolitusi, et õpetajad teaksid erinevatele pedagoogidele siis,
et nad teaksid, millal on see hetk, kui võib-olla võiks lapsel olla vajadus mänguteraapia järgi ja siis selgitused, mis me seal teeme. Siis oli mul selles esimeses esitluses juba selgelt kirjas see koht, et lapsed on ise tervenevad organismid. Ja järelikult oli mul see veendumus siis juba olemas, et see tõenäoliselt tuli üsna alguses juba, et lapsi jälgides. Ja see on olnud selline tõsine teekond, mis ennast kordab ja samas tegelikult see on selline, see kogemus kasvab ja ta kasvab tihedamaks seestpoolt, et see on nagu nii ilus tegelikult kasvamine olnud, et mul ei ole nagu vähimat kiusatust tekkinud, et paneks nüüd need pildid nurka ja läheks teeks vahepeal midagi muud. Et mida ma olen nagu elus paljude asjadega teinud, et natuke seda ja natuke teist, et see on jah. No mulle kõrvaltvaatajana tundub ka, et sa oled õiges kohas, nii et mul on hea meel, et sa veel pille nurka ei pane. Aga kuule, tuleks korraks selle kriisitöö teema juurde, sellepärast, et mida sa tegelikult ju kirjeldasid. Sa kirjeldasid siin ühte juhtumit või ühte näidet, et kui lapsevanem saab raske diagnoosi või ta siit ilmast lahkub, et siis see on ju tegelikult lapse jaoks kriis. Aga kriise on ju väga erinevaid. Ja tegelikult see kriisitöö, mida sa oled ka õppinud ja mida sa teed, ei ole mänguteraapia. Et kui sa oma sõnadega nüüd niimoodi kiirelt selle lahti oskaksid seletada meile kuulajatele, siis see oleks kindlasti abiks, et mis see kriisitöö endast kujutab ja kuidas see näiteks siis mänguteraapiast erineb, see, mida sa teed? Kriisitöö selles suhtes erineb vägagi mitmes plaanis ja samas need teadmised ilmselgelt mind enda sees muidugi jällegi koos toetavad kõik, aga jah, et seal on selge rollierisus, et kus ma mida teen, kuidas ma käitun, kuhu ma lähen, kuidas ma olen, et kui kriisitöö suures osas sisaldab ju psühholoogilist esmaabi, on ju, et ja see on töö perega, see ei ole ainult töö lapsega, et see on sellisel juhul on ju nagu perekeskne kriis. Et lapsega ütleme nii, et kui laps tuleb teraapiasse või kui lapse pere elus on toimunud mingisugune kriis või on tema vanemate elus mingisugune suuri väljakutseid esitav emotsionaalselt raske olukord, mille jaoks ressursid puuduvad, ehk siis see kriisi definitsioon on ju, et ilmselgelt on sellest mõjutatud ka laps. See, kas lapsele sellest räägitud on täiesti iseasi, aga laps tajub seda, et asjad ei ole tasakaalus, mis tähendab seda, et ta on haavatavam selle võrra. Ja ärevuses rohkem ja kõik see, mis seal kehas siis päriselt veel toimub ja see, kuidas ta seda kuskil välja näitab. Et ta ei pruugi mitte midagi näidata vanematele välja ja võib jällegi kuskil haridusasutuses on ju teha sellist trianglit, mida keegi ette ei kujuta ja keegi ei saa aru, miks see nii on. Ja samas vastupidi just. Et see erinevus selles suhtes tuleb sisse, et kriisitöö on perega töö, tervikuga töö, vanema jõustamine selleks, et ta saaks oma last toetada ise. Vanema nõustamine selles, et kuidas, või isegi mitte võib-olla nõustamine, aga ongi, et koos läbi arutamine, et mis on tema mingisugune arusaamine millestki ja kuidas seda siis lapsele selgeks teha, et nad saaksid rahus ise läbi mõtelda, mis on nendele omane, et integreerida võib-olla mingisugust uut informatsiooni enda süsteemi, et see siis kuidagi lapsele edasi anda. Ja just ongi, et lapse ettevalmistamine sellest, et kuidas rääkida lapsele surmast ja suremisest, kuidas rääkida sellest, et me lähme matustele, kuidas rääkida sellest, et keegi kuskil ei tule enam tagasi, maja põles maha, mis iganes erinevad kriisid ja olukorrad, mis võivad juhtuda lapse elus. Ja kriisid on tõepoolest ju väga, väga eripalgelised ja kui lapse vanem on sellest puudutatud, siis laps on puudutatud ja tuge võib vajada nii vanem kui laps ja kui siis tuleb appikutse, siis vaatame. Aga kuidas, ütle, eks neid kriise on ju erinevaid. Ma mõtlesin, et sa mainisid siin juba mõnda, aga et lihtsalt võib-olla kuulajatele veel näidiseks, oskad sa tuua näiteid, et missugused on need nagu sellised kriisiolukorrad, millega pere võib silmitsi seista, mille puhul selline kriisi sekkumine kõne alla tuleb? Üks on erinevad suhteprobleemid, lahutused. Et kui vanemad omavahel kokkuleppele ei jõua ja ühiselt dialoogi lapse nimel ei suuda pidada, siis ilmselgelt on lapse elus kriis. Et
see võib olla väga pikaajaline, see võib olla väga vinduva iseloomuga. et alati ei ole ainult sellise akuutse kriisiga tegemist, et ala, noh, mis ma mõtlen, et ongi, noh, kas on kellegi enesetapp või on mingi autoõnnetus, on ju, noh, selle tagajärjel mingisugused õnnetused, vaid et see võibki olla pikema perioodi jooksul toimuv asi, mis on ka. Ja seal ongi, et lapsel puudub selles olukorras kontroll. Ta peab leppima sellega, mis ta elus toimub ja teda ei ole ette valmistatud võib-olla selleks, on ju, et millal, mis emotsioonid, kust lahvatavad jälle, kus keegi midagi üles võtab, mida ma tohin teha, mida ma ei tohi teha. Et seda pinget, närivad, väsitavat, kurnavat, lõhkuvat pinget on lapse elus hästi palju. Et esimesena tulevad mulle meelde kõik võimalikud sellised vanemate vahelised suhtlemise ja kommunikatsiooni häired ja laste jagamised, et on arusaadav, et paarid vahel saavad lapsi nii, et võib-olla oleks parem, kui nad oleks neid lapsi kuidagi teistmoodi planeerinud. Aga samas on see, et kui nad on selle lapse saanud, siis sellel lapsel on õigus see, et vanemad suudavad leida ühise keele mingites asjades nii, et lapse huvid on esikohal. Sest et kui see kemplemine jätkub, siis laps kasvabki suureks selle kogemusega, mida tal ei oleks vaja. Kusjuures, noh, kui ma sind kuulan, siis ma mõtlengi, et noh, üks asi on see, et see laps on kriisis, noh, tegelikult on ju ka need täiskasvanud kriisis, et mida mänguterapeut ei tee, et mänguterapeut on ju lapse terapeut ja toetaja, et mänguterapeut ei ole vanemate kriisi toetaja, on ju. Et kui mänguterapeut vanematega räägib ja arutab, siis tegelikult ju lähtuvalt lapse heaolust ja seda, et kuidas vanemad saaksid last toetada. Aga ütle mulle, näiteks, kui kuulab meid keegi, kes ise on kriisis lapsevanem, mis iganes kriisis lapsevanem, või kuulab meid mänguterapeut, kes võib-olla mõtleb, et kuidas ma neid vanemaid saan mänguterapeudina toetada, kuhu suunata, siis minu küsimus ongi see, et kellelt sellisel juhul oleks nendel vanematel kõige parem näiteks abi otsida, et oskad sa mingeid selliseid soovitusi anda? See on hea ja samas väga raske küsimus. Selle küsimuse vastust anda sulle on raske sellepärast, et sageli need väga kaugele eskaleerunud lood on läbi käinud laste heaolu spetsialisti laua pealt. Neid võib-olla on üritatud vanemaid lepitada, neid on suunatud pereteraapiasse, nendega on juba kõik imetrikid ära tehtud, aga seda ühist keelt mingil põhjusel on väga keeruline leida. Ja laps on seal vahel ja on ka minu praktikas on ju neid juhtumeid, kus ma võiksingi ütelda, et ma kustutan kastekannuga põlevat maja, aga samas see 45 minutit nädalas, mida see laps tuleb ja mängib, see aitab tal ülejäänud selle nädalaga toime tulla ja vähemalt on seal vahepeal mingisugune neutraalne võimalus lapsel eemalduda sellest ja lihtsalt teha oma asja. Ja see võib tegelikult kanda ta mingisse vanusesse, kus ta tegelikult saab minna siis edasi ja tagasi vaadates ongi see, et kõik ei olnudki nii hull, mis on tegelikult selles olukorras kõige olulisem. Ja just see, et ta tunneb, et ta on väärtustatud, tal on olemas autonoomia, ta on nii, nagu ta on vastu võetud ja see võib tegelikult aidata kõiges selles vanemate omavahelise suhtluse keerukuses lapsel mingis mõttes siis normaalseks jääda, hoolimata sellest suurest kriisist, mis seal on. Et võib-olla mänguterapeudina minu jaoks kõige raskem on see, et kui need vanemad üritavad mind kuidagi oma nagu jagamistesse kaasata ja püüavad leida minust siis partnerit ja partnerit teise vanema vastu sa mõtled? Just, et küll ja veel on olnud olukordi, kus ma peangi ütlema seda, et minu prioriteet on laps. Ma mõistan täielikult, et teil on keeruline omavahel suhelda, mul on kahju, et see olukord on selline, aga mul ei ole võimalik teid, kuna ongi kõik asjad on läbi proovitud, siis see olukord ongi niiviisi, et minimeerike suhtlust, leidke vahendajad, mingisugused väikesed trikid ja nipid, mis vahel isegi aitavad ja mõneks ajaks aitavad ja vahel ongi see, et ka need intensiivistuvad kaklused on ju tihtipeale on see, et kui on jälle mingid kohtukeisid ja asjad tulevad sinna juurde, et ega seal vahepeal on ju tegelikult ka mingisugust, ütleme, rahulikumat elu ju ka, et kõik ka täiskasvanud ei jaksa lõputult. Ja loomulikult ärevus võib olla üleval, sest hirm on üleval, sest et jälle tuleb mingisugune nõudmine, et see võib olla keeruline
ja ega need inimeste vahelised suhted on vahel sellised, et kui neil ei oleks seda ühist last, siis tõenäoliselt ei tahaks nad mitte iial mitte kunagi üksteisest rohkem mitte midagi teada. Aga kahjuks või õnneks see laps on olemas ja see seob neid. Ja siis katsume koos vaadata, et kuidas on võimalik seda asja maksimaalselt teha nii, et last säästa ja hoida. Nii et kas ma saan õigesti aru, et tegelikult ju mänguteraapia selliste pikaajaliste kriiside puhul, kui lapsed on mis iganes põhjustel sattunud, on ju väga heaks toetuseks. Aga ma tean seda, ma ei tea väga nüansse, kuidas kriisitöötajaid mingitesse juhtumitesse kaasatakse, aga ma tean ka seda, et ongi ja sind ka vahel on niimoodi vist, et tuleb kõne ja öeldakse, et vot nüüd on seal juhtunud selline asi, on ju mingisugune suur õnnetus või olukord. Kaasatud on lapsed, tule appi, et see ei ole ju mänguteraapia, mida sina sinna tegema lähed. Mis asi see seal on, mida sa teed ja kas, ma ei tea, kas nagu sellest mänguteraapiast, ütleme nendest teadmistest, oskustest sul seal ka mingisugust abi on või midagi võtta? Kindlasti on mul seal selline professionaalne huvi, et millal tuleb mäng tagasi ja kuidas see mäng tagasi tuleb selles akuutses kriisis. Ma saan aru, et seal nagu väga lapsed ei mängi, kui nad on just sellises akuutses kriisis. Nad võivad midagi mängida, nad võivad olla nagu sellest näiliselt kuidagi nagu eemaldunud emotsionaalselt kõigest ja mitte asjadest aru saada. Kas seda võib eituse faasiks nimetada siis, kui see selline on? Ma mõtlen nagu nende kriisifaaside peale või selle peale, et on see šokk on ju ja... Seda võib nimetada eituseks, aga samas võib see olla see, et laps teeb mingisugust rutiinset asja selleks, et samal ajal jälgida, mis tema ümber toimub. Nad ju salvestavad kõike ja kogu aeg ja kui pinge on õhus, siis laps tajub seda suurepäraselt ja ta katsub kõikvõimalikke tolmukübemeid ka kokku korjata selleks, et seda pilti kokku panna enda jaoks, siis see vajadus on suur. Või kas see võib olla ka see, et see annab talle mingisuguse sellise turvatunde ja mingigi asja, mille üle tal on sellel hetkel kontroll, kui kõik muu ümber on kildudeks purunenud. Turvatunde, võimaluse lihtsalt olla ja puhata ja lapse aju on õnneks nii tark, et ta kaitseb last, on ju. Et ta lülitabki vahepeal ennast sellest muretsemisest ka mingisugusel hetkel välja ja laps teebki mingit asja nii nagu oli. Selles võib olla igatsust olnud järele ja samas võib selles olla ka seda, et mul on vaja seda teha, mul on vaja sellest aru saada, mul on sellepärast vaja nüüd praegu mängida. Et mida lapsed, mida ma olen märganud nüüd, et kriisitööd tehes, et seda vastuse juurde tagasi tulles, et jah, see, mida ma seal teen, ei ole kindlasti mänguteraapia, see on kriisitöö ja kriisis inimeste toetamine, et see võib olla väga, väga erinev selles suhtes, et milline on parasjagu vajadus. Ja milline on olukord ja kes on sellest kõigest haaratud, kui paljud inimesteni peab mina jõudma, et kas ma tegelen ühe perega või ma tegelen mitme perega siis seal, et see logistika ja toimetamine seal on täiesti omaette maailm, aga väga sageli kujutab see siis endast just nimelt seda, et ühelt poolt on see sama psühholoogiline esmaabi, emotsioonide normaliseerimine ja mõistmise loomine ja võimaluste näitamine ja avamine siis koostöös inimese endaga, et ma ei lähe sinna mingit tarkust kuhjaga viima, vaid ongi see, et üritades leida üles nende enda ressursse ja taastada nende toimetulek nii, et nad saaksid siis sellest olukorrast kuidagi hakata edasi liikuma. Ehk see on töö vanematega ja tihtipeale on seal ka just see, et kuidas mingeid asju lapsele selgitada. Kui ma ise ka aru ei saa, mida ma siis lapsele veel räägin. Ja kõik siis need kõhklused ja kahtlused, et mida lapsele ütelda, äkki üldse ei ütleks midagi, äkki ta ei saa aru ja siis, et teeks kuidagi pehmemalt, ütleks lihtsalt, et läks reisile. Sa mõtled vanematele kahtlused? Et see soov last kaitsta on äärmiselt mõistetav ja samas tegelikult lapsi kõikvõimalike väljamõeldud lugudega, mis võiksid nagu meie arvates kaitsta ja pehmendada lapse jaoks seda kogemust, seda kindlasti lastele ei tee. Aga nüüd ma võtan kohe sul sõnajärjest siin üle. Ega ma ei oska öelda, kas nüüd mu eelmisele küsimusele kõik sai vastatud, aga ma kasutan ära selle hetke, et ütle mulle, et millised oleksid sinu soovitused lapsevanemale? Just sellisel hetkel on ju, kui toimub mingi selline kaotus või kriisihetk, et mida
ma ei tea siis öelda, mida mitte öelda lapsele. Noh, see on ka see, mida võib-olla mänguterapeut saab soovitada, on ju, vanemale, aga millised need põhisoovitused oleksid? Kõigepealt võta hetk endale, hinga sisse-välja ja katsu ise aru saada, mis toimub, iseendaga kontakt luua. Et kui sa oled täiesti ise liimist lahti ja ei mõista, ei saa aru, mis toimub, siis võta endale hetk aega ja katsu mingit infot juurde koguda, mingisugune rahu luua. See, et sa suudad seda mõtet nagu korra ja paar juba nagu mõttes läbi lasta, et kuidas ma seda lapsele räägin. Ehk siis reguleeri ennast kõigepealt. Et mitte reguleerituna lapse juurde minnes võib juhtuda see, et see tekitab lapses veel rohkem hirmu ja segadust. Et ta saab niigi aru, et midagi toimub. Ja kui sealt siis tulevadki mingid väga segased sõnumid, siis see võib hirmutada last. Mis ei tähenda loomulikult seda, et kui ongi midagi juhtunud ja laps on kõrval olnud ja ka näinud, et me siis kuidagi peaksime forsseeritult oma mingeid reaktsioone peitma. Neid ei ole võimalik peita, et laps tajub ikkagi ära selle, mis seal päriselt taga on. Ja siis ongi, et ma olen kurb sellepärast, et mul on praegu väga raske keskenduda või sulle selgitada seda sellepärast, et olla aus ja ehe, aga lapsele sobivas keeles. Just. Et see arengukohase info andmine ausalt, lihtsalt ja samas ka tegelikult tajudes, kas laps on sellel hetkel valmis ja tahab seda infot üldse vastu võtta, sest et on terve hulk lapsi, kes tegelikult on pildi enda jaoks juba mingil kujul kokku pannud ja siis ongi see, et ei, ma ei taha kuulda sellest, ära räägi mulle sellest, on ju. Et nad tõrjuvad ja tõukavad selle koheselt eemale, kui minna mingisuguse jutuga, mida iseenda sees nüüd on peas kedratud juba mitu korda rääkima ja siis võib-olla vanemal pettumus, et näed, et ma nüüd ei saanudki nagu oma programmi täita. Et olla ka helle enda vastu, et see ei ole programmi täitmine, vaid see ongi see hetke tajumine. Ja see ei tähenda, et sa oled olnud halb lapsevanem, kui laps on kuidagi saanud oma info või enda jaoks selguse kuidagi teisel moel või teistmoodi. See on ju selles mõttes siis juba ju väga hästi. Absoluutselt. Just. Et ongi, et loo kontakt iseendaga, on ju, tunneta, kus sa oled, on ju, 2 jalga maha ja hinga sisse välja. Ja kui vaja, siis mine jookse ümber maja ka paar ringi veel, et mis iganes sind toetab selleks, et sa suudaksid kohale tulla ja kohal olla ja siis mine lapse juurde. Et täiesti näide elust on ju, et raske sõnum on tulnud, pere on peol ja vanemad on ilmselgelt liinist lahti, aga lapsel on teiste lastega lõbus olla. Et kas siis sellel hetkel peaks hakkama nüüd kohe kõike seda rääkima? Ei pea. Et see ei tähenda seda, et me räägime kunagi 2 nädala pärast, vaid ongi see, et me ootame ära hommiku, on söönud, on joonud, on parimas vormis ja lapsel ei ole seda elukogemust, et tajuda ja taibata, et mida kõike meie selle ühe sõnumi sisse paneme ja mida kõike see tegelikult tähendab. Tema võtab seda mustvalgelt, nii nagu on. Aha, okei. Oli auto avarii, see ja see sai surma. Et ta on nii vahetu oma nagu ühelt poolt arusaamises ja teisest ka reaktsioonide poolest, et sealt võib tulla selliseid pirne vahel, mis täiesti panevad seest jõnksatama, on ju, ja ei oska nagu vastata ka, ma arvan. See küsimus nüüd tuli. Või siis ongi, et vanemad kardavad, et nüüd tuleb väga suur tugev emotsionaalne reaktsioon millelegi ja seda ei tule. Ja vahel jällegi vastupidi on ju, et lapsed ju muudavad kogu info isiklikuks ja ongi see, et kas sina sured ka ära, kes siis minu eest hoolitseb, kui sina ära sured, kas mina suren ka ära, kas see sellega juhtub. Ja ta kogubki infot, et see ei ole teie piinamiseks, et jah, kui sa oled ise haavatud ja on väga raske, siis on loomulik see, et see teeb õiget, aga see ei ole kuidagi, ei näita kuidagi, et laps oleks kuskile takerdunud või see oleks nüüd vale või midagi läks valesti. Et see on lapse loomulik arusaamise nagu loomine, et ta tahabki teada, täiesti siiralt küsib neid küsimusi ja ta võib ühte sama küsimust küsida 10 erinevat korda, et ka mänguteraapias me teame, et lapsed, kes mängivad korduvalt sama mängu, et ta ei pruugi olla selles kinni kuidagi, vaid ta otsibki mingisugust varianti ja iga kord on mingi nüanss teistmoodi, et kui see ei ole muud, siis see on vähemalt see ajahetk, et eile oli kuupäev see ja täna on kuupäev see, on ju. Ja tal on järelikult vaja seda ja tal on seda küsimust samamoodi vaja. Tegelikult ju aju ka vajabki kordusi, ta vajabki ju, ta ju, kuidas öelda, nagu
nagu pidevalt toimub seal ju mingisugune muutus ja sealt jälle luuakse mingisugune selline selgus on ju kaosest ja sealt tulevad uued teadmised, sealt tulevad uued oskused ja selleks ongi vaja lastele ju, väikelastele ka kordusi. Ja ta proovibki ju mõista, proovib seda panna enda nagu sellesse arusaamisesse maailmast, elust ja seal vajabki kinnistumist see kõik või siis jälle järgmisel hetkel ta vajab uuesti üleküsimist, sest et nüüd on midagi muutunud ja nüüd on vaja see uuesti panna sinna sellesse tema pilti sisse. Ja tegelikult ju, sa rääkisid siin sellest mängust ja mul tuli pähe traumadega seotud teema ja ka see ju, et tegelikult see, et mänguteraapias laps mängib ühte asja läbi ja võib-olla väga palju kordi ja me ei mõista, miks see nii on, aga tegelikult ju mis ütleme ka traumas, kui inimene läheb trauma tõttu teraapiasse, siis mis teda ju aitab selle loo rääkimine. Ja seda lugu räägitakse ju ikka ja jälle ja läbi selle loo rääkimise ka see traumakogemuse nii-öelda mõju nii-öelda väheneb. Et seda teeb ju laps ka sealsamas mängus, tema lihtsalt ei räägi meile, aga tema oma mängu kaudu ju seda mängib või nii-öelda näitab. Et nii, et see on see turvaline koht, kus tema seda teha saab. Aga tead, ma küsiks siit kohe edasi su käest. Et mänguterapeudina ja töötanud nii paljude lastega ja ka lastega, kes on kriisis ja kes on pikaajalises kriisis. Et ütle mulle lihtsalt huvi pärast, me ei interpreteeri mängu, aga otse loomulikult me ju mänguterapeudina oskame jälgida seda, mis on toimunud selle aja jooksul, kui laps on käinud meie juures, kas me näeme mingisuguseid muutusi mängus. Ütle mulle, kuidas sulle tundub, kas ja kui palju mängus laste need kriisid, mida nad kogevad, avalduvad? Avalduvad ja päris ilmekalt avalduvad. Ja eriti, kui ongi võimalik olnud selle lapsega mängida siis, kui veel niivõrd-kuivõrd on rahulik enne seda ja pikema aja jooksul, kui siis see rahu tagasi tuleb. On teada, et see kriis tuleb ja siis on ta juba enne sinu juures. Ja, et nad kipuvad selles kriisisituatsioonis olema sellised see on nagu kehatöö mingis mõttes, et nad näitavad tegelikult välja oma vajadusi ja seal ongi see kontaktivajadus. Seal on see, et ma tahangi asju lõhkuda, laamendada, millegi all, millegi sees olla. Kuigi võib-olla enne oli mäng täiesti selline, et täiesti peenmotoorika ja kuskil krõbinal on ju, siis see mäng korraga läheb selliseks suureks ja võimsaks ja kehaliseks kogemuseks. Ja samas võib see jällegi tõesti vastupidiselt on ju, tõmbuda lapse sisse on ju, et seal sees midagi toimub, aga et vaikselt käib mingi nokitsemine. Et nad tegelikult andes neile võimaluse neutraalses keskkonnas teha oma asja, siis see tegelikult tuleb päris ilmekalt seal laste puhul välja. Ja ka nende erinevus, ma saan aru, et just, et kuidas keegi on ju, et see ei ole ühtset asja. Kõik lapsed nüüd on ju kriisis mängivad nii või teevad nii, väljendavad ennast nii. Ja üks laps võib teha tegelikult kõiki neid erinevaid asju olenevalt olukorrast ja teisel lapsel on ikkagi mingi oma süsteem, oma rütm, et kui on, ma ei saa ütelda seda, et kui on olnud niiviisi, siis nüüd on niiviisi selle lapse puhul, aga seal on mingid omad mustrid ja kui ta teab, et mis on mänguteraapiat toas võimalik, ta on võib-olla neid katsetanud neid asju läbi, siis ta väga teadlikult tuleb, ta teeb need asjad ära ja siis me võime muid asju edasi teha. Ehk ta tegelikult tegeleb selgelt enesereguleerimisega, hoolimata sellest, et kõik ütlevad, et see laps pole üldse täiesti taltsutamatu tüüp on ju ja teda pole võimalik reguleerida. Aga luues selle keskkonna, ta tegelikult saab seda asja iseenda jaoks testida, mudeldada, proovida, katsetada ja see aitab tal toime tulla. Aga kui sa nüüd peaksid andma, meil kuulevad ka mänguteraapia õpilased näiteks, kes alles lähevad lastega tööle, et siis sellise vanema ja kogenud kolleegina, millised oleksid sinu esmased või peamised sellised võib-olla õpetussõnad kaasa terapeutidele, et kes võib-olla natuke kardavad neid olukordi, ei tea täpselt, mis sees ootad, et kui midagi öelda, siis mis oleks need sinu soovitused? Nagu julgustuseks, jah? Jah. Usalda lapse protsessi. Et see pole ainult sõnakõlk. Ei, see ei ole absoluutselt sõnakõlk. See on päriselt see, et ja kui sul ongi hetk on ju, kui tundub, et asi läheb lappama, siis piiriks on alati see, et
mis on meie mänguteraapia kokkulepe? Mitte keegi ei saa päriselt haiget. Mina ei tee sulle haiget, sina ei tee mulle haiget, me ei tee asjadele ja ruumile haiget. Ja see kehtib. Et see, mis möll seal taustal käib, on ju, et see, kas see karu 45 minutit järjest sureb ja saab tappa seal niiviisi või tehakse taga muid koledusi ja hirmsaid asju seal, on ju. Et see ei ole see, mida piirata, aga ongi see, et kui see mäng läheb nagu, noh, see ongi, kõik emotsioonid on lubatud, aga mida me nende emotsioonide najal nagu käitudes teeme, vot see on küsimuse märk, et kus on need käitumise lubamise piirid. Et kuidas sobib käituda siis, kui me ei lähe ütlema lapsele, et nüüd pead käituma nii, on ju, ta peab ise oma selle tee leidma ja väljundi leidma, aga ongi, et meie asi on siis seal natukene siis seda põõsakest sealt servast niiviisi nakitseda, seda bonsaid natuke tagasi nakitseda, et me ei lase endale haiget teha, me ei lase oma tuba laiali lammutada, sest see on destruktiivne ja see enam ei toeta ka last kuidagi, on ju, et sellist lõhkumise ja seda kogemust saab läbi mängu samamoodi laps ju kujutada ette, nii nagu me käime õppustel, on ju, ajul ei ole vahet, kas see asi on päriselt või on see mängult. Ja kui ta mängult saab selle asja läbi kogeda, siis see ongi tema jaoks võib-olla juba piisav või siis ta otsib mingeid muid väljandeid, aga päriselt mingisugune lõhkumine ja laamendamine ei ole kindlasti teraapia osa ja teraapiast vajalik. Nii et sea julgelt piire. Ja see lase tal toimetada, aga sea piire. Ja ma lisan veel siia selle, et on lapsi, kellel on väga raske sellest aru saada. Ja siis ongi see koht, et istutagi maha lapsega, istuda maha vanematega, et kui ma tunnen, et ma teraapiaruumis pean juba 10. korda 10 minuti jooksul ütlema lapsele ja meelde tuletama meie kokkulepet ja ta mulle siis veel turtsatab vastu, et jah, ma tean küll, aga mind see ei huvita, et siis meil on... Siis tegelikult me ei saa jätkata mänguteraapiaga, ütlen mina. Siis me peame panema piiri, sest et seal ruumis see ei ole... Just, et meil ei ole võimalik sellisel kujul sellist asja, mida me siin eesmärgipäraselt on ju peaks seda kuidagi tegema, eesmärk on mänguteraapia teenust on ju pakkuda, et meil ei ole seda võimalik teha. Ja küsimus ongi see, et kas tuleb mingisugune muu lahendus leida, tuleb mõni teine inimene leida, kelle juures tal võib-olla, sest kõik on ju suhtel põhinev või ongi see, et teeme pausi on ju ja vaatame siis uuesti või suunata vanemat või jälgida, et kust see kala tuleb, et mis on see, mis seda last siis nagu nii palju tasakaalust välja lükkab. Et see ei tähenda seda, et tõstame lapse uksest välja ja paneme pläraku ukse kinni, et minu teenus lõppes siit, on ju. Aga samas ma ütleks, et vahel ka on vaja seda selles mõttes teha, et me ei saagi igale lapsele teraapiat, ma ei saa öelda teha, mis me seal teeme, aga et iga teraapia ei sobi alati igale lapsele, igal lapsel ei ole seda vaja ja võib-olla hoopis mõni teine spetsialist või teine teraapia, mis võib sellele konkreetsele lapsele paremini sobida, et see ei tähenda, et meie ju oleme midagi halba teinud. Meil on õigus seal ka piir seada ja minna otsida neid lahendusi, mis lapsele paremini sobivad. Ja, et on ka mul terve rida lapsi, kellega ongi, me oleme pausi teinud pikemaks, vaatame 2 kuu pärast uuesti. Mis siis on? Sest vahel ongi see, et areng, situatsiooni muutumine, kõik need asjad võivad kaasa mängida seal. Ja võib-olla oligi see, et sellel hetkel oligi lihtsalt väga raske peerikat lapsel. Või siis ongi see, et võib-olla sobib sellele lapsele hoopis näiteks oskuste õppe lähenemine, on ju, võib-olla on hoopis probleem selles, et tal kodus on kõik okei, aga näiteks lasteaias võib-olla keegi kiusab teda ja ta tunnebki, et talle tehakse väga liiga, on ju, ja siis ta reageeribki ja ta katsetab samamoodi mänguteraapias, siis ta elab ju seda välja kõike, mida tema ise on kogenud seal, et kindlasti ei või see olla nagu selline lapse karistamine, et sinuga ma küll ei mängi, siis sa ei oska muga mängida. Et mõnikord vanematel on ka see pettumus, on ju, et näed, et nad isegi mänguteraapias ei saanud hakkama, on ju. Et see ei ole see, et laps ei saanud hakkama, vaid ongi see, et hetkel praegu see vorm koos regulatsiooniks, see vorm koostööks lihtsalt moment ei sobi. Et aga katsume leida mingisuguse teise võimaluse, proovige seda teist ja kolmandat, et see enda teadlikkus seal juures on väga oluline ja proovige teise mänguterapeudi juures. Jah, võib-olla on ka see, sest et ega teraapiates ükskõik täiskasvanu või lapsega võib ka olla lihtsalt see, et meil ei ole seda klappi, mis aitaks sellel teraapilisel suhtel või terapeutilisel suhtel on ju toimida, nii et siis on täiesti okei ja see ei ole kellegi süü minna proovida kuidagi teises kohas kellegi teisega. Jah, et see ausus iseenda vastu, et mis jälgida iseennast, võib-olla see on ka õpilastele ja teistele võib-olla hea mõtlemise koht, et
üks asi on see, et okei, et ma teen oma tööd ja mul on vaja maksta oma pinna eest on ju üüri ja mul on vaja need asjad ära teha. Selleks hetkeks, kui see asi muutub selleks, et ma pean neid asju tegema ja laps ei ole enam ise prioriteet, siis on see koht, et mõtelda seda, et mis mõtted mul tegelikult peas on. Kas ma mõtlen, noh nii, näen nime, jälle tuleb see või et kõik need reaktsioonid, mis sinna juurde tulevad, laps tajub selle ära ja siis me ei saagi loota sealt teistsugust just, ja sa ei saagi sealt loota mitte midagi muud, sest ta näitabki sulle sinu enda valusad kohad kohe pärakki kätte. Ja see ausus iseenda suhtes ongi see, et ma ei ole praegu võimeline. Et ma pean mis iganes puhkama, kosuma ja tegema seda võtma pausi endale ja võib-olla on see märk läbipõlemisest. Või noh, ühesõnaga tegelikult on. Kui vaadata läbipõlemise sümptomeid. Nii et, ja vahel ongi nii, et me ei saagi sellest aru enne, kui see sellises vormis on. Aga kuule, Eva, läbipõlemise juurde siin jõudes ja et see töö, mida sina teed, on väga väärtuslik, väga oluline. Aga need sinu kliendid puutuvad kokku raskete olukordadega, sina puutud kokku raskete klientide, noh, ütleme ka perekondadega ja kõigega. Kuidas sa ennast hoiad? Kuidas sa ennast taastad? Magan ja sügav koeri. Lihtsad rõõmud elus. Lihtsad rõõmud elus, et tegelikult eks seal on hästi palju nagu sellised lühiajalised variandid, on ju, et ma tulengi mingisuguselt väga raskelt kohtumiselt, väga raskel hetkel, siis ongi, noh, vana punkar minus on ju, istub autosse maha ja siis panebki seal omad asjad, mida teised ei suudaks elus kuulata. et noh, autoraadio põhja ja sõidame, on ju, et noh, tihtipeale kipub siis ka muidugi jalg minema, noh, see adrenaliin, mis on ju kehasse tuleb, et kipub see varvas natukene raskeks minema, aga noh, et see on jälle hea koht, et kus nagu maailmaga kontakti luua ja hirm seadust rikkuda on suurem tõenäoliselt, on ju. Aga just see, et noh, kas või istungi seal parklas on ju ja kuulan need paar laulu ära, et see rütm lihtsalt tegelikult, noh, mida ta teeb, on see, et see üks kindel liht, see maandab ja see raputab keha läbi tegelikult. Et ma ei ole suur spordiinimene, et küll terve lapsepõlve hullult sporti teinud, aga ma tõeliselt vihkan higistamist. Ja siis ongi see, et noh, jalutamine ei ole nagu piisava intensiivsusega ja midagi muud ma ei viitsi teha, sest et ma ei taha ähkida. Et siis ongi see, et selline inaktiivne enese läbiraputamine on seal autotoolis, et tõenäoliselt on seda autost välja ka siis kuulda ja näha, kuidas ma seal võbelen seal tooli peal. Et sul on kiired viisid, mida kohe pärast seda teha ja siis on ka sellised, mis nagu natuke pikemalt taastavad ja toetavad, kui juba oled koju jõudnud ja seal saad rahulikult võtta. Just, et ja koertele lisaks muidugi saab perekonda ka sügada. Kõigi, kes peres on, nad lubavad seda sügada, ma saan aru. Nad on sõbralikud. Küll, Eva, aga minul on küll sinuga siin väga tore olnud ja mina usun, et kuulajad ka on nautinud seda ja saavad enda jaoks midagi, aga kas on midagi, mida ma ei ole taibanud küsida, aga mida sa ise arvad, et on kas mänguteraapia teemaga või nende kriisiteemaga seoses oluline veel siia lõppu rääkida või ära öelda? Korraks mingi hetk oli mingi mõte, mida ma hakkasin enne oma peas vastama, aga võib-olla see, et mängige oma lastega. Enda isiklike lastega, jah? Enda isiklike lastega. Et mulle tundub tagajärgi vaadates, et ma ikka enda lastega piisavalt ei mänginud, et mul on tekkinud juba see, et ma teiste lastega mängin rohkem. Süümekad on, ma saan aru. Süümekaid päris ei ole, aga kindlasti on selline teadvustamine ja siis ma mõtlen kogu aeg selle peale, et vaesed lapselapsed, kui nad ühel hetkel peaksid tulema, et ma mängin ribadeks. Et vanaema tahab mängida. Kuule, aga nii see ongi ju. Vanaemad on hoopis teistsugused, kui olid emad ja suudavad lastega teha seda, mille jaoks emadel tihti ei ole ei aega ega energiat ega jõudu. Nii et ma küll on mida oodata. Sisimas tegelikult loodan, et ma suudan olla nagu nii tundetark ja taiplik, et ma suudan kuidagi vanemaid inspireerida ja julgustada lapsi mängima oma lastega rohkem. Et ma küll pean südame kõvaks tegema, ise loobub. Aga just see, et asjad kuidagi teadlikult natukenegi suunata selles suunas, et nad võib-olla ühel hetkel oleksid natuke paremad siis ja hoitumad ja toetatumad.
aitäh sulle, ma arvan, et see on väga tore mõte, millega tänane see päev lõpetada ja mäng on meie südames ja loodame, et suudame ka mängu natuke rohkem tuua kuulajate südamesse. Isegi rohkem, kui seda seal on ju tänu oma nendele vestlustele, nii et aitäh, Eeva, et sa tulid, aitäh, et sa meiega jagasid kõike seda oma kogemust ja enda mõtteid ja enda teadmisi ja võtame veel plaani kunagi tulevikus mingisugusel huvitaval teemal sinuga rääkimast. Nii et ja aitäh kuulajatele, et meie lainel olite ja kohtume jälle. aitäh, suur aitäh sulle ja kõigile kuulajatele.